Hakkame pihta jah, kell on 10 ja siis me teeme niimoodi. Meie ettepanek on selline, et me kõigepealt räägime igaüks väikse lühikese sõnavõttu ja siis on küsimused ja pärast siis, kui keegi soovib ka teha individuaalset intervjuud, siis saab selle ära teha, aga järjekord siis teeks niimoodi, et kõigepealt Oliver räägib asja juriidilisest poolest, siis mina räägin sellest poliitilisest vaatest ja Kersti räägib isiklikust vaatest. Oliver, palun. Ja, aitäh. Et kuna see protsess on olnud pikk, siis võib-olla alustuseks sellest, et mis siis see nädal toimus ja mis on üldse see etteheidete ring, mille üle kogu see asi see käis. Et Harju maakohtus mõisteti esmaspäeval Kersti Kracht õigeks altkäemaksu küsimise ja võtmise süüdistustes ning ka rahapesu kokkuleppe sõlmimise süüdistuses. Et meenutuseks, et Kersti Krachtile heideti ette seda Toomas Tammega seoses, et ta on võtnud Toomas Tammelt altkäemaksu, mis on siis seisenud laenu saamises ja seda selle eest, et ta edendaks Toomas Tamme erinevaid ärihuvisid, eelkõige kalandussektoris ja eelkõige läbi selle, et asendada siis Peipsi ja Lämmijärvel kasutatav olümpiapüügisüsteem individuaalkvootidega. Ja Hillar Tederiga seoses heideti Kersti Krachtile ette altkäemaksu küsimist ja altkäemaksu kokkuleppe sõlmimist. See tähendab siis kokkuleppe sõlmimist, et Hillar Teder ostab ära Kersti Krachti maja ja laseb tal seal tasuta edasi sees elada. Ja seda kõike siis justkui selle eest, et Kersti Kracht suunaks Porto Franco poolt KredExile esitatud laenutaotlust Porto Francole sobivas suunas. Rahapesu etteheide Kersti Krachtile seisnes selles, et justkui oleks ta Hillar Tederi poolt lubatud altkäemaksu või altkäemaks oleks pidanud jõudma temani siis läbi variisiku. Ja Harju maakohus mõistis Kersti Krachti esmaspäeval süüdi marginaalses osas sellest süüdistusest, mille moodustas siis toimingu piirangu rikkumine. Ja seal heideti Kersti Krachtile ette seda, et ta on kokku puutunud 2 erineva Rahandusministeeriumi poolt läbi viidud hankega, mille raames siis telliti analüüsid advokaadibüroost TGS, millega kohtu hinnangul Kersti Kracht oli siis seotud isikuks või kes oli Kersti Krachtiga seotud isikuks. Nüüd kõige olulisem osa ehk need põhjendused, miks siis kohus otsustas tegelikult esmaspäeval Kersti Krachti õigeks mõista. Kõigepealt väga oluline asi minu arvates ära klaarida on see, et kohus küll leidis, et osa asjas kogutud tõendid olid kogutud õigusvastaselt ja nad seetõttu olid lubamatud ja kohus jättis need kõrvale. Aga oluline on tähele panna, et need ei olnud asjas määrava sisuga tõendid, et sellistel formaalsetel põhjustel ei kukkunud ära midagi väga sisulist prokuratuuri jaoks. Näiteks pidas kohus lubamatuks Aqua Spaas ja Toomas Tamme autos teostatud läbiotsimisi ja seda eelkõige põhjustel, et neid teostati laiemalt, kui kohtu poolt selleks olid antud volitused. Ja samuti jättis kohus kõrvale osa tõendeid, mis olid seotud advokaadi ja kliendi vahelise suhtlusega, ehk mis on ka seaduse kohaselt konfidentsiaalsed. Aga veel kord rõhutades, et see õigeks mõistev kohtuotsus see ei tuginenud mitte mingitel juhtudel, mingitele formaalsustele, kohus ei pugenud mingite formaalsuste taha, vaid ta tegi talle esitatud tõendi kogumile väga sisulise analüüsi ja jõudes siis vastavale tulemusele. Et kohtule esitati selles asjas väga massiivselt jälitusteavet, selles asjas koostatud jälitusprotokoll oli rohkem kui 1700 lehekülge pikk, see kätkes endas isikute vahelisi kõnesid, SMS, kohtumiste salvestisi üle kogu Eesti ja erinevaid varjatud jälgimisi. Ja see jälitusprotokoll oli ka prokuratuuri jaoks kõige olulisem tõend, millega sooviti siis altkäemaksu kokkuleppeid tõendada. Asjas oli pea 60 tunnistajat, kellest enamus kohtus üle kuulati, pluss siis süüdistatavate endi poolt antud ütlused. 1000 e-kirjad, asjas oli 40 istungipäeva, mis siis laotus lõpuks 3 aasta peale laiali. Ehk et tegemist oli väga pika, mahuka protsessiga, mille raames esitatud tõenditele täitsa sisulist hinnangut andes kohus siis sellisele järeldusele jõudis. Ja kokkuvõtvalt kohus mõistiski Kersti Krachti õigeks, kuna selle tõendite analüüsi tulemusel oli ilmne, et mingisugused altkäemaksu kokkuleppeid Kersti Kracht sõlminud ei ole ei Toomas Tammega ega ka Hillar Tederiga. Nüüd mõlema episoodi kohta ka veel sisulisemalt, et Toomas Tamme osas tuleb tõdeda, et Kersti Kracht oli saanud Toomas Tammelt laenu, see asjaolu ei olnud meil kohtumenetluses vaidluse all
Küll aga analüüsis kohus põhjalikult Kersti Krachti ja Toomas Tamme omavahelist suhtlust ning leidis, et see ei olnud mitte kuidagi omane nii-öelda altkäemaksu suhtele. Kohus tuvastas, et Kracht ja Tamm olid omavahel sõbrasuhetes ja lähedastes suhetes ja selles kontekstis ei olnud kohtu jaoks mitte midagi tavatut selles, et üksteist usaldati ja selles usalduslikus suhtes ka toetati ja seal hulgas ka laenati raha, kui oli seda vaja. Kohus viitas muu hulgas ka näiteks sellele, et Toomas Tamm on laenanud Kersti Krachtile raha juba enne, kui Kersti Krachtist üldse ametiisik sai, ehk et nende laenusuhtel või sellel laenusuhtel ei olnud ega saanudki olla mitte mingisugust pistmist ega kokkupuudet Kersti Krachti ametialase tegevusega. Kohus tõdes veel enda esmaspäevases otsuses, et vaatamata arvukatele sõnumitele, rohkelt pealt kuulatud kõnedele ning tunnistajate ütlustele ei ole võimalik leida seoseid Krachti tegevuse ja väidetava ebaõiglus kokkuleppe vahel. Arvestades salaja pealt kuulatud vestluste mahtu, oli kohtu jaoks vägagi vähe usutav see, et juhul kui süüdistatavate vahel oleks tõesti olnud mingisugune altkäemaksu kokkulepe, ei oleks nad sellest kogu selle pika perioodi jooksul omavahel rääkinud. Selliseid viiteid kohus sellest massilisest jälitustegevusest ei leidnud. Ja kohtu hinnangul oli selle episoodiga seoses väga küsitav ka see, et miks Kersti Kracht siis just kui väga avalikult pooldas individuaalkvoote ja näitas seda välja, kui süüdistuse kohaselt pidi ta tegutsema tegelikult konspireeritult, varjates siis enda altkäemaksu kokkuleppeid ja enda tegelikke huvisid. Kohus järeldas talle esitatud tõenditest pigem seda, et Kersti Kracht oli väga ambitsioonikas, ta oli julge ning ei kartnud seista erakonna eesmärkide eest ja oma seisukohtasid väga selgelt avaldada. Ja siit joonistub ka välja selline väga huvitav kontrast, et see, mida kohus pidas tegelikult Kersti Krachti poolt täiesti tavaliseks töö tegemiseks ja teistelt inimestelt nii-öelda oma osa ärategemise nõudmiseks, seda pidas prokuratuur justkui teiste inimeste survestamiseks. See oli huvitav kontrast ja võib-olla tõesti selline selgelt võtame nüüd jalad kõhu alt välja lähenemine, mille Kersti Kracht ka ministeeriumisse tõi, oligi ametnike jaoks võib-olla uus ja hirmutav. Ja sellest järeldati justkui ka mingisugust survestamist. Aga nii see ei olnud ja kohus nägi sellist julget pealehakkamist minu arusaamise kohaselt pigem positiivses valguses. Selle kalanduspoliitika osas tõdes kohus, et kalapüügisüsteemi ei muudetud ja sellega ei tegeletud, selle muutmisega ei tegeletud Toomas Tamme ärihuvides. Kalapüügisüsteemi muutmine on olnud nii EKRE kui ka mitmete teiste erakondade poliitilises plaanis juba mitmeid aastaid ja enne kõike seda erinevate kalurite vastavate sooviavalduste tõttu. Ja muu hulgas on see olnud nii EKRE kui ka mõnede teiste erakondade poliitilises plaanis juba oluliselt enne seda, kui Kersti Kracht ja Toomas Tamm üleüldse tuttavaks said. Ja kalapüügisüsteemi muutmine kirjutati sisse ka koalitsioonilepingusse omal ajal ja kirjutati sisse ka Vabariigi Valitsuse 100 päeva plaani ja need on dokumendid, mille koostamise juures Kersti Kracht mitte mingilgi viisil ei viibinud ja tema nende dokumentide sünnilugu kuidagi pidi ei kujundanud. Ja kõige selle valguses tõdeski kohus, et asjas esitatud tõendid ei tekitanud kohtus veendumust, et EKRE-sse kuulunud ministrid kujundasid siis selle erakonna kalanduspoliitika just nimelt Toomas Tamme ärihuvisid silmas pidades või mingisuguste altkäemaksu kokkuleppe tulemusena. Ja kokkuvõtvalt tõdes kohus ka seda, et ei leidnud tõendamist nagu Kersti Kracht oleks kas erinevaid ministreid, ametnikke üldse faktiliselt suunanud või mõjutanud. Enamus prokuratuuri tõenditest näitas kohtu jaoks seda, et Kersti Kracht palus ametnikel lihtsalt enda tööd teha ja tõsi, ta väljendus aeg-ajalt väga reljeefselt, aga kogu materjali, mis kohtule oli esitatud, kohtu hinnangul peegeldas see lihtsalt Kersti Krachti iseloomu, aga mitte kellegi õigusvastast survestamist. Nüüd Hillar Tederiga seoses tõdes kohus, eelkõige ka selle kokkuleppega seoses siis, et Hillar Teder pidi justkui ära ostma Kersti Krachti maja ja laskma tal seal tasuta sees elada. Kohus tõdes, et prokuratuuri poolt jälitusprotokollides kajastatud vestlustele antud hinnangud olid kallutatud. Kohtu hinnangul on prokuratuur süüdistatavate suhtlust hinnanud meelevaldselt ja kallutatult ja kasutanud selliseid väljendusi ja oletusi, mis ei kinnita tuvastatud fakte. Ja vestlustele oli kohtu hinnangul prokuratuuri poolt omistatud tähendus, mida kohus ei jaga ja ei nõustu kuidagi pidi.
kõned, millest prokuratuur tegi väga kaugele ulatuvaid järeldusi, olid pooleldi jäänud arusaamatuteks ja osad salvestised olid nii kehva kvaliteediga, et sealt järeldada seda, mida prokuratuur soovis järeldada, ei olnud kuidagipidi võimalik, sest nendest salvestistest ei olnudki võimalik sisuliselt kohtu jaoks midagi arusaadavat kuulda. Otsusest nähtub ka see, et Krahti ei olnud kuidagipidi alus süüdistada KredExi või tollase juhi Lehar Küti survestamises seoses Porto Franco laenutaotlusega. Kohus tõdes, et ausa arvamuse ja kriitika otsene väljendamine ei ole kellegi survestamine. Kohus tõdes ka seda, et tähelepanu juhtimine väga olulistele asjadele, nagu näiteks ka õige intressimäär, ei ole survestamine, vaid see ongi Kersti Krahti tööülesanne ja see oli väga kohane tegevus. Ka selle episoodi puhul tõdes kohus, et Krahti kõnedest ja käitumisest joonistub välja tema väga jõuline iseloom. Tegemist oli väga energilise inimesega, kes tõepoolest vahest väljendeid ei vali, aga on selge, et oli hingega asja juures, kui oli vaja midagi korda saata. Ja see jällegi ei tähendanud kohtu jaoks kellegi õigusvastast survestamist, vaid lihtsalt töö tegemist eesmärgiga midagi ka päriselt ära teha ja midagi ka päriselt korda saata. Ja õigupoolest tuleb tõdeda, et toonane koalitsiooni nõukogu leppis Porto Franco toetamises kokku juba enne seda, kui Kersti Kracht Porto Franco taotlustest üldse midagi kuulis. Ka see leidis kohtus kinnitamist. Ja kokkuvõtvalt oli ka kohus seisukohal, ja täiesti veendunud, et ka ilma Kersti Krahti rollita oleks tollane vabariigi valitsus ja KredEx teinud otsuse Porto Francole laenu anda. Nüüd, rahapesu kokkuleppega seoses. See etteheide sellest süüdistusest oli nii ilmselgelt põhjendamatu, et selle lükkas kohus ümber ainult ühel leheküljel. Kui see kohtuotsus muidu oli väga pikk, ta oli 250 lehekülge, siis selle etteheite ümberlükkamiseks vajas kohus ainult ühte lehekülge. Põhiprobleem selles asjas või selles süüdistuses oli selles, et kohtul ei olnud võimalik kuidagipidi eristada altkäemaksu kokkulepet rahapesu etteheitest. Seda sama tegevust, mida süüdistuses peeti altkäemaksu kokkuleppeks, kirjeldatakse süüdistuses ka kui rahapesu. See ei saa aga niimoodi olla, sellepärast et rahapesu on alati kaheastmeline tegevus, see eeldab teatavat teel kuritegu ja siis sellele järgnevat pesu. Ja just nimelt seda pesu osa ei olnud süüdistuses tegelikult mingilgi viisil kirjeldatud. Minule on juristi pilguga vaadates tõesti täiesti arusaamatu, miks selline etteheide selle asja külge on poogitud. Juba 2021. aastal Kersti Krahti vahi alt vabastades tõdes ringkonna kohus, et see rahapesu kokkuleppe kontseptsioon ei ole õiguslikult pädev, aga mingil põhjusel raiub prokuratuur sellega tänase päevani edasi. Miks see nii on? Minu jaoks ei ole võimalik seda kuidagipidi adekvaatselt selgitada, sest õiguslikult on see ilmselgelt ebapädev ja seda on prokuratuurile juba kohtueelse menetluse ajal kohtute poolt ka osundatud. Nüüd Kersti Kracht mõisteti ka süüdi toimingupiirangu rikkumises. Kohus järeldas, et advokaadibüroo TGS osutas Kersti Krahtile kuuluvatele erinevatele äriühingutele erinevaid teenuseid ja nende vahel olid varalised suhted ning Kraht Rahandusministeeriumis hangete korraldamist küll ei otsustanud ega TGS-i poolt kuidagipidi ei hääletanud nendes hangetes. Küll aga oli ta toimuvaga kursis ja nii-öelda seisis selle kõrval. Kohtu hinnangul pidanuks aga Kersti Kraht taandama ennast põhimõtteliselt ükskõik mis tegevusest, isegi kirjavahetusest, mis oli seotud TGS-iga. Selle episoodiga seoses ma saan täna kinnitada, et vastavas osas me kaebame kohtuotsuse edasi. Me ei nõustu sellega, et väga formaalse iseloomuga kokkupuuted mingi hankeprotsessiga võivad tähendada otsuste sisulist suunamist ja tuua kaasa toimingupiirangu rikkumise. Kersti Krahtil ei olnud nende otsuste kujunemisel mingit määravat või üldse mingisugust rolli. Tema ülesandeks ministeeriumis oli vaadata, et protsessid üldiselt liiguksid ja seda ta ka tegi. Tasub silmas pidada selle paragrahvi puhul ka seda, et korruptsioonivastane seadus on mitmeti problemaatiline, see seadus on väga ebamäärane ja see suhete ring, mille kaudu ametiisik on kellegagi seotud isikuks, on ikkagi meil võrdlemisi halvasti määratletud. Aga selge on ka minu arvates see kokkuvõtteks, et ilmselgelt ei olnud see toimingupiirangu rikkumise etteheide see, mis on kaasa toonud selle kriminaalasja vastu sellise tohutu avaliku huvi
ega olnud ka ilmselt põhjuseks, miks pärast selle kriminaalasja nii-öelda avalikuks tulekut ka valitsus lagunes. See on tõepoolest olnud väga marginaalne osa kogu sellest protsessist. See on ülevaade sellest, mis toimus ja miks kohus esmaspäeval tegi sellised otsustused, nagu ta tegi. Mina sellega praegu lõpetaks. Jaa, ma võtan siit jutu otsa üle. Ma see rõhutaks üle, mida tegelikult juba Oliver ütles, et meil oli väga suur, ma ütleks Eesti üks kõigi aegade võib-olla kõrgema profiiliga kohtukaasus, kus oli 4 kohtualust ja nendest 4 kohtualusest 3 mõisteti täielikult kõikides küsimustes õigeks. 4. kohtualune ehk Kersti sai 4 erinevat süüdistust, põhimõtteliselt süüdistus koosnes 4 erinevast osast, millest 3 ta mõisteti täielikult õigeks. Ja kordame või teeme hästi lihtsaks selle kõik, et süüdistati korruptsioonis, süüdistati mõjuvõimuga kauplemises, süüdistati ka rahapesus, sisuliselt süüdistati selles, et ta müüs nii-öelda poliitilist teenust või poliitilist mõjuvõimu 2 erinevale ärimehele, et nendele ärimeestele äri siis edendada. Üks oli siis see Porto Franco laenu küsimus ja teine oli siis kalakvootide või olümpiamüügi ümberkujundamise küsimus. Kohus leidis, et kõigis nendes küsimustes süüdistus absoluutselt vett ei pea ja lükkas need tagasi. Nüüd 4. süüdistus on siis see mõjuvõimuga või toimingupiirangu rikkumine ja toimingupiirangu rikkumine on äärmiselt problemaatiline teema. Tuletame meelde, et Kajar Lember, ma ei mäleta kui mitu aastat, 7 aastat, 9 aastat oli oma 7-eurose juuksurilõikusega, siis on teda loksutatud neid juhtumeid, kus toimingupiiranguga on täiesti arusaamatul viisil inimesi pikalt kohtu all hoitud on Eestis mitmeid. Ja me kõik saame aru, miks seda tehakse, miks see kummist paragrahv selline on. See ongi malakas, millega prokuratuur saab poliitikutele, ametnikele survet avaldada. Tuletan meelde siin mõni aeg tagasi, kui Kalle Laanet oli justiitsminister, siis ta kuskil pillas lause, et selle toimingupiirangu paragrahviga tuleks tegeleda. Nüüd tegeleb toimingupiirangu paragrahv temaga. Et seda ei lasta juhtuda. Siis nii et mina näen seda kohtuotsust, esmaspäevast kohtuotsust kui absoluutselt triumfi. See kogu see suur lugu, millega joosti ju pikali Eestis valitsus, kogu see suur lugu kukkus kokku. Ja kusjuures see toimingupiirangu lugu ei puutu nendesse teistesse üldse. Ja veel, et hästi jälle lihtsustatult rääkida, võib-olla ma natuke teen liiga siin juriidilistele nüanssidele, aga Kersti Krachtil oli varasemalt kokkupuude advokaadibürooga, sellelt advokaadibüroolt tellis Rahandusministeerium 2 erinevat, mitte eriti mahukat juriidilist analüüsi tavapärase rutiinse hankeprotsessi käigus. Tavapärase hankeprotsessi käigus, kus Kersti ei mõjutanud hanke ülesannet, ei mõjutanud hanke meeskonda, ei mõjutanud hankes valimisprotsessi, ei kinnitanud selle tulemusi, vaid sai paar e-maili, kus sellest räägiti, et nüüd selline hange on ja tuleb. Nii et, aga sellest hoolimata siis nii prokuratuur kui kohus leidsid, et kuna ta oli ministri nõunik, siis ta sai sellele protsessile piisavalt palju mõju avaldada. Nüüd asjal on selge poliitiline mõõde minu jaoks. Ja poliitiline mõõde on see, et tuletame meelde, valitsus otsis uut peaprokuröri või täpsemalt öeldes senine peaprokurör Lavly Perling lõpetas oma ametiaega, oma esimest ametiaega, soovis seda ametiaega pikendada ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond oli sellele vastu ja me ei pikendanud teda. Ja nüüd vahetult ennem oma ametist lahkumist käivitas 2020. aasta alguses, kuupäevaliselt juhin tähelepanu, Eestis ei olnud veel koroona alanud, koroona meetmeid ei olnud valitsus teinud, kõik need KredExi asjad, kõik mis seal hiljem tulid, neid ei olnud veel. Aga juba alustas prokuratuur siis kriminaalasja, mis oli selgelt see, mida me nimetame kalastamiseks, et Tederi suhtes pandi kriminaalasi käima ja seda laiendati ja mida me selle kohtukaasuse käigus näeme, põhimõtteliselt kõiki ministreid, kõiki ministrite nõunikke kuulati 24/7 pealt. Jälgiti nende telefonikõnesid, nende meilivahetust, nende koosolekuid kuulati pealt. Minul ministri toas oli lutikas, mis oli pandud minu ekraani sisse, ehk siis minu arvuti ekraani sisse. Kõike, mis me seal rääkisime, kõike kuulati jooksvalt pealt. Kõik sellest ei ole jõudnud loomulikult kohtu toimikusse. Aga uurimisorganid online'is kuulasid pealt Eesti valitsusliikmeid, Eesti valitsusliikmete nõunikke. Ja
ja lõpuks panid mingi asja kokku ja selle asjaga jooksid valitsuse pikali. Nii et see on Lavly Perling, kes kuritarvitas võimu, nüüd ta teeb meil muidugi eraldi parteid, millega ta tahab saada siis teistmoodi võimule ja tegelikult tuleks ikkagi väga tõsiselt Eestis ühiskondas arutada, et mida me teeme prokuratuuriga, kes niimoodi käitub, mida me teeme kapoga, kes niimoodi käitub. Et see ei ole enam õigusriik ja see ei ole enam demokraatlik riik. Sellise käitumise tulemuseks, ja eriti kui me räägime nüüd sellest toimingupiirangu rikkumises, siis selle tulemuseks on hirmu ja paralüüsi külvamine poliitikutes. Poliitikud teavad, et nad ei saa mitte midagi teha, sest ükskõik kellega sa räägid, kas telefonis või kohvikus või mererannas, siis sind kuulatakse pealt ja kui sa kedagi kunagi varem oled kuskilt tundnud, kui sa kellegilt oled ostnud viiluvorsti, siis saab sind süüdi mõista ja vangi panna nii-öelda toimingupiirangu rikkumises. Ja tulemuseks on see, mida me Eestis näeme. Keegi mingeid otsuseid ei julge teha. Keegi mitte ühtegi asja muuta ei julge. Kõik lihtsalt tiksub, kõik tegelevad, nii ametnikud kui poliitikud tegelevad ainult ühe asjaga. Nii-öelda oma tagumiku kaitsmisega, et jumala eest jama ei tuleks, jumala eest keegi ei saaks mulle kammi turja panna, las see vaikselt tiksub edasi. No võt, meie valitsus ei olnud selline. Mina ei olnud selline minister ja Kersti ei olnud selline nõunik. Ma võtsin Kersti Krahti endale nõunikuks just täpselt selle pärast, et ta käis ja lõi ministeeriumis jalaga ukse lahti ja ütles, peab saama, mis mõttes ei saa. Ja see oligi tema töö ja selle töö eest sai ta 4 aastat kohtu all olla, 1,5 kuud üksikvangistuses istuda. Nüüd, mis puudutab rahapesu. Oliver on advokaat ja jääb juriidilise analüüsi piiridesse, mina olen poliitik ja ma võin endale lubada vabamat teksti. Rahapesu paragraaf on selline paragraaf, millega saab välismaal ka inimestele nii-öelda ebameeldivusi valmistada. Ja Kersti Krahtil ei ole seda välismaal seda probleemi, aga teised kohtualused on rahvusvahelise haardega ärimehed. Ja nendel teistel kohtualustel on, kui neil on Eestis rahapesu süüdistus, siis on võimalik panna nende arveid kinni, nende ettevõtteid blokeerida välismaal. See oli eraldi surve avaldamise viis kohtualustele, väga alatu, teadlikult hõre, seal ei olnud mingit tegelikku kaasust taga, aga see süüdistus pandi sinna sisse selle jaoks, et kottida neid ärimehi ka väljaspool Eestit. See on see, mida me saame siit ainult järeldada, kui me küsime, et miks neile seda tehti, kui kõik teavad, prokuratuur teab, kohus ütleb, et mingit rahapesu tegelikult ei ole. Ja viimane asi, mis ma siia tahan lisada, on see, et me peame selle kõik panema laiemasse konteksti. Nii Eestis laiemasse konteksti kui Euroopas laiemasse konteksti. Kui me vaatame seda, mismoodi Euroopas, aga ka Ameerika Ühendriikides justiitssüsteem on rakendatud poliitilise opositsiooni represseerimiseks, siis Eesti on siin mustris. Me ei ole siin erand, me oleme mustris. Me näeme, kuidas Prantsusmaa on juhtiv opositsiooni kandidaat presidendi valimistel lihtsalt võetakse kohtu poolt rajalt maha. Kuidas Rumeenias juhtiv, kõige populaarsem presidendi kandidaat valimistel lihtsalt võetakse kohtu poolt maha. Me nägime, kuidas Ameerikas üritati võtta juhtiv populaarne presidendi kandidaat kohtu poolt maha, kuidas nüüd kohtud takistavad tal oma mandaati ellu viimast. Me näeme, kuidas Saksamaal üritatakse AFD-d kohtu poolt keelustada. Me näeme, kuidas Inglismaal pannakse vangi reaalsete vanglakaristustega, karistatakse inimesi, kritiseerivad peaministrit ja tema poliitikat. See on mustris. Ja see, kuhu me oleme jõudnud lääne ühiskonnas, nii-öelda õigusriigiga, see, mida meile on reklaamitud, avatud, salliv, demokraatlik õigusriik, see on muutunud tegelikult väga hirmsaks totalitaarseks süsteemiks ja kiirenevas tempos, kui me sellele vastu ei hakka. Ja siin ma lihtsalt ütlen, Eestis ei ole ühtegi teist erakonda, kes seisaks vabaduse ja õiguse eest, nii nagu seisab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Kersti, palun. Nii, tere kõigile ja aitäh, et tulite. Mina alustan sealt tagant poolt ehk siis toimingupiirangu rikkumisest. Nii nagu Martin ütles, et see paragrahv on malakas, millega käib siis totaalne hirmutamine ja mina ütleksin siia juurde erinevate koalitsioonide lõhkumine. Sellepärast, et Kajar Lemberi asjas Valdo Semilarski
seal ju kukkusid ka koalitsioonis, seda küll Tartus. Ma tean, et vähemalt üks inimene on surnuks menetletud, kes kohtus õigeks mõisteti, ma kahjuks ei mäleta enam seda nime, püüdsin internetist otsida, ma ei leidnud, aga ma tean, et ta peale seda tervis ütles üles. Et minu meelest prokuratuur ja kaitsepolitsei ei saa tegelikult aru, mida nad teevad. Mulle tundub, et see põlvkond ja isegi võib-olla natukene veidi vanem, kes on arvuti taga üles kasvanud, mängib inimestega täpselt samasuguseid arvutimänge, nagu nad teevad seda internetis mängides, millest mul on väga-väga kahju. Kui näiteks Kaapo täpselt sama agaralt võtaks ette ministeeriumites töötavad eluaegsed ametnikud, mis puudutab toimingupiirangut, siis ma arvan, et sealt kindlasti tuleks midagi välja. Sest nagu ütles Maris Lauri, kui me esitasime Justiitsministeeriumile, me tegime avalduse, kui riigi peaprokurör Andres Parmas määras enda sõbra Ameerikas atašeeks rahapesuga tegelema ja me tegime selle kohta avalduse, siis ütles Maris Lauri, et Eestis tunnevad kõik kõiki. Huvitav, et minu puhul, kui kõik tunnevad kõik kõiki, võib mind kuriteost süüdi mõista, vaatamata sellele, et ma ei ole midagi otsustanud, siis on teatud inimesed, kelle puhul nagu need asjad ei toimi või õigemini siis nemad tunnevad kõiki. Mina tunnen võib-olla isegi rohkem inimesi kui Parmas. Ma ütleksin, et see võiks olla ka üheks aluseks minu õigeks mõistmisel järgmises instantsis. Ja see paragrahv tegelikult hirmutab juba eos ettevõtjaid, kellel näiteks oleks võimalik minna ametnikuks, kes arvavad, et nad suudaksid kaasa lüüa, teha Eesti riiki paremaks. Et väga võimalik, et ka sellepärast hoitakse sellest toimingupiirangu rikkumise paragrahvist väga jõuliselt kinni. Ja muuseas arstide liit kusagil üle 10 aasta tagasi tõid selle juba õiguskomisjoni lauale, öeldes, et toimingupiirangu rikkumine võib saada tegelikult ka täpselt samuti kellelegi saatuslikuks, kui arstid seda kardavad, kas või oma pereliikmeid aidates. Et Justiitsministeerium peaks ikkagi midagi hakkama tegema, sellepärast, et see tõlgendamisbüroo, ma arvan, et ma hakkangi edaspidi kutsuma Riigiprokuratuuri tõlgendamisbürooks, lugedes oma seda rahapesu ja altkäemaksu korruptsiooni, siis sellega nad tõesti saavad nagu hästi hakkama, aga millegi muuga mitte. Ja kindlasti tuleb hakata tegelema seaduse muudatustega. Mina ei tea, mida need 100 inimesed seal Justiitsministeeriumis teevad, kui meil on pidevalt igasugused eurodirektiivid, mis tegelikult on kasulikud Eesti õigussüsteemile, mis on vastu võtmata ja ei tegele nagu nende asjadega, millega nagu peab tegelema. Et seal on ka toimunud niisugune hangumine, tundub mulle. Nüüd, mis puudutab rahapesu, siin põhilisel asjal juba peatus ka Martin. See absurdsena tundunud süüdistus ja sellele viitas ju ka ringkonnakohus minu vabastamisel kinnipidamisasutusest, siis veel jaburam tundub see kohtuotsust lugedes. Ja kui ma seda lugesin ja mõtlesin ja Oliver Nääs ütles mulle, et tead, et see on ju tegelikult ainult ühel leheküljel see tohutu süüdistus nagu, siis ma mõtlesin, selge, üldse pole tähtis, et on mingisugune süüdistus kokku pandud, tähtis on see, kuidas inimesi ruineerida. See on tähtis. Koheselt sulges kõik minu kontod Swedbank, absoluutselt koheselt. Mul olid veel 2 pangas kontod, üks neist oli Coop ja Coop muidugi võttis asja surmtõsiselt. Kuigi minu meelest oli tema pangakontodelt näha, et ma ei olnud mitte kunagi mitte mingisuguse rahapesuga tegelenud. Et see on nagu, mul ei olnud seal mitte midagi varjata. Asi läks nii absurdini, et veel eelmisel aastal, muuseas, et siis see algas kõik aastal 2021, siis 2024. aasta suvel läksin ma oma lapselapsega täiesti, eksprompt tahtsime minna laulupeole ja ma tahtsin siis piletilevist osta endale pangalingiga laulupäepiletit ja pangasüsteem lükkas selle tagasi.
ehk siis natuke üle veidi 10 euro makse. Et see ruineerimine ja muuseas, mis on veel nagu kõige naljakam kogu selle asja juures, alles hiljuti ju lõpetati ära Swedbanka rahapesu. Seesama Coop Panga inimene, kes on nii-öelda selle compliance'i osakonna juht, kes siis andis käsud minu korralikuks ruineerimiseks, tegelikult oli ise kahtlustatavana sellel hetkel Swedbanki rahapesu kogu selles kaasuses, mis küll hiljem lõpetati. Et sellised tublid inimesed on meil. Ja Toomas Tamm muidugi kannatas selle all väga rängalt, sellepärast, et ka temal suleti alles eelmisel aastal mingeid arveid ja seda mitte Eestist. Ja Eestist suleti ilmselt juba suht kohe. Ma tahan siinkohal tunnustada LHV-d, kes suhtus täiesti neutraalselt, ilmselt arvestades ka süütuse presumptsiooni, et selle eest neile igal juhul suur aitäh. Et vähemalt see pank mind ei ruineerinud ja ei ähvardanud ja ei pannud igasuguseid makseid ja arveid kinni. Ühesõnaga, rahapesu paragrahv oli siis niisugune tühistamise võidukäik prokuratuuri meelest, millega siis sai nagu elu väga keeruliseks teha. Nüüd, mis puudutab korruptsiooni ja mis puudutab altkäemaksu, ilmselt te mäletate kõik. Läks veidi aega mööda, vist paar päeva või millalgi andis, võib-olla see võis olla isegi pressikonverentsil, kui Andres Parmas, tollane riigi peaprokurör, ütles, et me pidime nad kinni võtma, sellepärast me saime aru, et kuritegu ei pandagi toime. Mina ei saa näiteks sellest aru, et sellisel juhul, miks pidi prokuratuur seda kõike jätkama, kui Parmas oli juba ju välja öelnud, et kuritegu ei pandudki toime. Ma arvan, et need asjad hakkavad kõik tasapisi välja tulema, sellepärast, et Oliver võib-olla oskab sellele paremini vastata, aga minu teada esitati ka kohtusse meie kinnipidamiseks vist vale andmeid, öeldes, et altkäemaks on üle antud ja vastu võetud, vähemalt niisugune info alguses nagu oli, mis minuni jõudis, see võis ka olla, mitte tõene, ma väga täpselt ei mäleta enam neid asju. Sellest on ka juba ikkagi üle 4 aasta möödas. Nüüd, mis puudutab kogu seda korruptsiooni teemat, siis põhiline süüdistus, millest rääkis ka Oliver, oli siis suunamine ja survestamine. Ja ma sain aru tegelikult, et üldse lugedes seda süüdistust ja lugedes seda kohtuotsust, meil on mingisugune seltskond inimesi tekkinud Eestis, kes töötavad jõustruktuurides, kes arvavad, et nemad teavad, kuidas tuleb riiki juhtida, kuidas tuleb ministeeriumite tööd korraldada, kuidas üldse peaks nagu olema. Et kui sa lähed kellegi käest küsima, sul on ees koalitsioonileping ja sul on 100 päeva plaan, mida tuleb nagu teha ja ellu viia, siis põhisüüdistus oli, et mina käisin ringi, suunasin ja survestasin ministreid, nõunikke. Nii kui sa viid kellegi ettevõtja näiteks mingi hea ideega ministri juurde, siis see on kohe suunamine, survestamine, selle inimese kasuks töötamine. Et ma tean, et juristidele väga ei meeldi, mida ma ütlen, aga ma ei saa aru, millega seal Tartu Ülikoolis tegeletakse. Eriti nende inimeste puhul, kes sinna kaitsepolitseisse ja prokuratuuri tööle lähevad. Võib-olla peaks neile eraldi loenguid lugema moraalist, eetikast. Seal on veel väga palju igasuguseid võimalusi. Ja mina soovitaksin nendele ebaeetilistele ja alatutele ja ebamoraalsetele inimestele prokuratuuris ja kaapos alustada 10 käsust. Järsku saab nende moraalse kompassi siis paika. Ja kõikide nende jälitamiste ja asjade peal tahan ma muidugi, et nendest üldse rääkima hakata, nende kvaliteedist. Sisuliselt ma sain päeva pealt aru, kui mind jälitama hakati. Ütlesin seda ka Martin Helmele,
kes läks täpselt samal päeval, oli tal vestlus Sinisaluga, läks ta sinna, küsis, et miks te minu nõunikku jälitate, oli nii Martin, eks ole. Et see kvaliteet selle asja osas on selline. Siis ma tahan veel öelda, et kogu selle aja jooksul, nüüd kui me kohut käisime, minu teada on algatatud minu vastu veel kriminaalasju, sellepärast, et ma nägin jälle jälitamist ja puutusin sellega kokku. Nii et igal juhul oli vaja, et näidata, et ma olen ikkagi tegelikult nagu kurjategija. Et ükskõik mil viisil midagi püsti panna. Ja teate, kui huvitav on veel, mul on ka välismaal päris palju igasuguseid sidemeid, kontakte, sõpru vanast ajast. Ja kui ma olen üritanud mingisugust muud ettevõtlust teha, siis need inimesed kaovad absoluutselt, isegi kui me oleme midagi kokku leppinud, isegi keegi teine tuleb ettepanekuga, kuule, võiks teha seda või seda, et sul on mingid head tutvused või kontaktid, siis veidi aja pärast need inimesed kaovad kõik ära, telefoni nad enam ei võta, meilidele nad ei vasta. Ehk siis tähendab, et kusagil on püsti pandud mingisugune kriminaalasi, on lastud need inimesed välismaal välja kutsuda ja need inimesed kõik haihtuvad. Ehk siis niisugune väga madal, alatu kättemaks, et kuidas sa julged nagu vastu astuda sellele. Nüüd 2 olulist asja tegelikult, mis tuleks meie õigusraamistikust teha. Peale toimingupiirangu rikkumise, ma arvan, et selle paragrahviga peaks üsna kiiresti hakkama tegelema, täpselt samuti see puudutab ka mõjuvõimuga kauplemist. Meil olid omal ajal koalitsioonileppes ka sees kriminaalmenetluse tähtajad. Ma arvan, et ka see täna on teema, täpselt samamoodi on teema võistlev menetlus, mis on puutunud absoluutseks absurdiks, kus siis advokaadid ja prokurör omavahel võistlevad ja kohtunik kuulab pealt. Ma ei saa aru, milleks targetatakse ressurssi, raha. Võistlev menetlus käib reeglina siis, kui on olemas vandemehed ja vandekogu, mida meil Eestis ei ole. Seega tuleks ka kõikidele jagada toimikud kätte ja hakata siis sealt asjast otsaga pihta nendest kriminaalasjadest ja lõpeks ära see tohutu aastate pikkune inimeste ruineerimine. Nüüd ettepanekud, mis oleksid mulle Justiitsministeeriumile, mis puudutavad ka väga konkreetselt seda kriminaalasja. Kuna me teame, et meie kriminaalasjad venivad, ma ei tea, heal juhul lõppevad need 5-6 aastaga, see on siis väga kiiresti. Mingisugune turboprotsess, ma saan aru, oli siin Gert Kingoga, mis lõpetati väga kiiresti, aga reeglina kõik need asjad nagu venivad. Ja kui hakkavad niipea, kui see kriminaalasi on püsti pandud, niipea kui näiteks kaitsepolitsei ja riigiprokurör on teinud pressikonverentsi, siis hakkavad kogu meedia hakkab süüdi mõistma inimest, on ju, sellepärast, et see on see, mida on võimalik lugeda. Võib-olla visatakse need süüdistused küll küsimärgiga üles, aga ikkagi laimamine on nagu päris kõva. Ja minul näiteks ei ole võimalik enam, kuna 3 aastat sellest hetkest, kui mingisugune artikkel ilmub, ei ole minul võimalik nii-öelda midagi ka kusagil vaidlustada, isegi kui see on lausvale minu suhtes olnud. Ehk siis tegelikult kõik see, mis puudutab seda antud kohtuprotsessi või üleüldse kohtuprotsesse, kui kohtuotsus on jõustunud, siis sellest aastast peaks hakkama kehtima see 3 aastat, kui sa võid minna ajakirjanduse vastu kohtusse. Mul on välja trükitud 1500 lehekülge minu kohta käivaid artikleid. Nüüd teine asi. Kui kohtuotsus jõustub, siis kõik dokumendid, mis selles toimikus on, saavad avalikuks. Kõik võivad minna nendega tutvuma. Seal on väga palju erinevaid vestluseid, mis on kolmandate isikute vahel. Ja ka selliseid, või kolmandate isikutega, ja ka selliseid, mis ei puuduta üldse nagu kriminaalasja. Kuna prokuratuur lihtsalt nagu koormab üle kõik advokaadid, kohtu, ühesõnaga tohutu paberpahnaga, ma võin seda niimoodi öelda, või täna ta ei ole paberist, täna ta on siis nii-öelda pulkade peal ja igal pool andmefailides, siis see tuleks nagu, kuidas ma ütlen, nagu korralikult ära lahendada, et need kolmandad isikud ei saaks nagu seal pihta. Ja seal on üks nüanss veel.
ma saan aru, et prokuratuuril on nii-öelda oma lemmikud meedias. Prokuratuur võib väga hästi lekitada, et kuule, mine vaata sealt, et näiteks seal Kersti kellegi teise nõunikuga rääkis midagi Martini kohta või mõne teise ministri kohta või nad kritiseerisid seda või teist või kolmandat. Pane see kõik ajalehte, kuule, tekitame ühe korraliku skandaali, las nad lähevad kõik omavahel riidu. Jällegi, täiesti nagu reaalne. Nii et mul on tegelikult väike lootus selle uue riigi peaprokuröri koha pealt. Kuna nii palju on viimasel ajal tulnud otsuseid, mis näitab prokuratuuri väga-väga halba tööd. Inimeste tühistamist, ruineerimist ja võib-olla uus riigi peaprokurör võtab selle asja ette ja vaatab üle, mis tegelikult prokuratuuris toimub. Võib-olla peaks selle circa 15 aastat kestnud niisuguse turmtule, mida nagu erinevate poliitikute suhtes antakse, ära lõpetama ja hakkama olema prokuratuur õigusriigis, mitte olema tõlgendamisbüroo. Ja kui sellega hakkama ei saada, siis ma arvan, et kui meie jälle hakkame valitsust moodustama, siis ma arvan, et prokurörid võib-olla tuleks Soomest sisse osta või kusagilt muust sõbralikust riigist, sellepärast, et Eestis kõik tunnevad kõiki, nagu ütles meil omaaegne justiitsminister Maris Lauri. Ja minu poolt lõpetuseks, mis puudutab seda kättemaksu, mis meie suhtes tegelikult tehtud on. Konfutsius on öelnud nii, et see, kes läheb kättemaksu teele, peaks kaevama 2 hauda. Aitäh! Nii, kui ei tahab küsida midagi. Tere, mul oleks küsimus selle süüdimõistva otsuse osas, siis ma olen Delfist Alexander Pilla. Et ütlesid, et Kersti Kracht ei mänginud rolli selle lepingu saamisel ja niimoodi kohtud näidatud tõenditest nähtus, et ta ikkagi oli kontaktisik selle TGS ja ministeeriumi vahel ja ühtlasi lasi neid üleandmise akte allkirjastada hoopis Kristel Menningule, et see on siis vale või kuidas? Me ei saa praegu neid asju kommenteerida, sellepärast, et me ühesõnaga ju kaebame edasi, eks ole? See, millele te viitate, näitabki sellele, et Kersti Kracht sisuliselt ei tegelenud nende küsimustega, vaid need asjad, mis ka juhuslikult ekslikult tema lauale saadeti, edastas Kersti Kracht teistele inimestele tegelemiseks. Samamoodi on see teine episood selles asjas, kus Kersti Kracht küll formaalselt mingisugust asjadega kokku puutus, aga ta tegi seda ainult ja ainult sellepärast, et ministri teine nõunik Lasse Lehis ei omanud tollel hetkel ligipääsu infosüsteemile Delta, tal ei olnud võimalik seda kasutada ja kui seal oli vaja panna mingisugune linnukene Lasse Lehise eest, siis seda tegi Kersti Kracht. Selline töökorraldus oli absoluutselt kõigile teada ministeeriumis ja see ei olnud kuidagi pidi Kersti enda sisuline tegevus. Et seda kirjeldasid kohtus Lasse Lehis, aga ka teised isikud. Et see teine episood, mis puudutas teise pensioni samba reformi, mille eest vastutaski Lasse Lehis, see oli ka puhtalt Lasse Lehise pädevuses olnud küsimused ja see ei oleks olnud ka kuidagi pidi, ei oleks olnud saada olla Kersti Krahti teema, sellepärast et see maksunduslik pool seal juures, see ei ole lihtsalt tema pädevuses ja sellega tegeleski ekspert Lasse Lehis. Ja ma tahtsin sinna lisada, tegelikult see, mis sa ütled või viitad, oligi meie hinnangul see, et me olimegi ta taandanud otsustest. Et kui oli esimene hange tuli, siis tõesti ametnikud panid Kersti Krahti nime sinna peale, me ütlesime, et ei, vahetame selle seal ära, sellepärast, et Kerstil tekib siin huvide konflikt ja parem igaks juhuks välja tõsta. Ma toon veel ühe näite sellest, mida kujutab endast toimingupiirangu rikkumise paragrahv ja kuidas on võimalik inimesi vangi panna. Et ma olin Riigikogu juhatuse liige ja Riigikogu juhatus kinnitab kõikide Riigikogu liikmete välislähetusi. Ja kui ise läheb Riigikogu juhatuse liige ka välislähetusse, siis see tuleb ka Riigikogu juhatuse lauale ja peab selle kinnitama. Ja kui ma siis seal laua taga istun ja ei ütle, et ma taandan ennast otsusest, siis on mind võimalik vangi panna nii nagu Kersti.
Kusjuures me, ütleme siis miljonil juhul 999 000 juhul miljonist me kinnitame need ära, on ainult üks kord, kui me ei kinnitanud välislähetust ja see oli Marko Mihkelson pärast seda, kui teie vahel oma piltniku harrastusega ja alati kinnitatakse, see on formaalsus. Aga kui sa siis ei tõsta ka formaalselt kätt ja ütled, et mina ei otsusta oma enda lähetuses, siis sa juba rikud toimib piirang. Selles mõttes sind on võimalik vangi panna. Ja sellepärast me tõstsimegi Kersti sellest protsessist välja, aga ju siis kohtu ja prokuratuuri arvates mitte piisavalt selgelt. Ehk siis ta ei osalenud neil koosolekutel, kus valiti TGS ja... Ei. Ja ta ei olnud kontaktis. Valikuprotsess oli üldse ju antud hanke osakonnale. Hange toimus teises kohas, kõikide hankete puhul on ministeeriumis hanke osakond, kes viib neid läbi. Ta ei korraldanud hanke tegemist, ta ei korraldanud hanke siis meeskonna tegemist, ta ei korraldanud hanke ülesande tegemist. See ei puutunud temasse. Ma selle kontaktisikuks märkimise kohta, mis oli teise pensioni samba reformi analüüsiga seoses. Nagu ma eelnevalt selgitasin, siis tegelikult oli see puhtalt Lasse Lehise pärusmaa ja tema tegeles selle küsimusega, aga tal ei olnud võimalik märkida selles infosüsteemis Delta mingisuguseid linnukesi, kui oli vaja midagi kinnitada, näiteks ka kontaktisikuna. Seetõttu oli Lasse Lehise ja Kersti Krahti vahel selline kokkulepe, mida kõik ministeeriumis teadsid, et kui on vaja panna Lasse Lehise asemel linnukene Deltas, siis teeb seda Kersti Kraht ja sellepärast oli ta ka väga formaalsetel kaalutlustel pandud sinna lepingusse kontaktisikuks. Ta ei võtnud seal vastu mitte ühtegi otsust, vaid kui Lasse Lehis ütles talle, et on vaja panna kuskile mingisugune linnuke või midagi on vaja teha, siis ta tegi seda tema eest. Sisuliselt suunas kõiki neid protsesse Lasse Lehis. Tegelikult on siin üks väike nagu selles mõttes arusaamatus, kuidas seda nagu ministeeriumis töö toimub, eks ju. Nõunikud ei võta vastu mitte mingeid otsuseid ega ei otsusta mitte midagi. Otsuseid teevad sisuliselt ametnikud, kui neile antakse tööülesanne. Meil tegeles nende hangetega, see, mis puudutab seda PPP hanget, tegeles riigivaraosakond Kaia Karniol, kes ütles ka selgelt kohtus välja. Mina tõin TGS-i, mina nendega rääkisin. Täiesti selgelt ütles tunnistajana, kui te kohtus olite, te kuulsite seda. Et nõunikud ei tee otsuseid, meie ei too neid advokaadibüroosid sinna lauada. Me võime küsida ainult, mina ju küsisin seal mitu korda, kas TGS-il on kompetents sellega, et mina suhtlesin seal TGS-is advokaadibüroost küsides, kuulge, kas teil tegelikult kompetentsi on, sest ma ei teadnud seda. Mul ei olnud isegi, kui ma oleksin teadnud, siis oleks võinud, ma isegi ei teadnud, et neid sinna välja valiti. Kui ma tean, et nad välja valiti, ma küsisin, aga kas neil kompetentsi on? See on ju kõik selles kohtutoimikus kirjas. Nii et rääkides sellest, eks ole, kõik, ütleme siis niimoodi, et see toimingupiirangu paragrahv on täiesti nii-öelda totaalsest kummist ühe sõnaga. Mina nõunikuna ei saanud mitte mingeid otsuseid teha, mitte üheski asjas. Me ei räägi ainult toimingupiirangust, aga üldse. Ametnikud tegid, minister pani allkirja. Minister tegi selle otsuse, kes lõpuks kirjutas alla. Aga ametnikud olid need, kes alguses nagu hakkasid seda asja korraldama, kes tegid otsused, keda valida. Seal ei ole üldse küsimustki, et keegi nõunik, kes saab võtta vastu mingeid otsuseid, tuua kedagi nagu laua taha või otsustada seda. Ei saa, lihtsalt ei saa, see ei ole võimalik. Nii lihtne ongi. Veel. Küsimus Martin Helmele siis ka, et mis teil siis kavatseb kaitsepolitsei ja prokuratuuriga teha? No ma neile nüüd ju ei räägi ära oma tööplaani, aga ma ütlen niimoodi üldiselt ikkagi minu meelest on selge, et Eestis on, ma olen sellest rääkinud pikalt, et mida tähendab süvariik. Süvariik tähendab seda, et ei ole demokraatlikku kontrolli organite üle. Demokraatlikku järelevalvet pole. Nii see, mida me nimetame tsiviiljärelevalveks, eks ole. Riigikogu kapo komisjon ehk julgeolekuasutuste järelevalvekomisjon ei ole isegi mitte formaalsus, vaid on komisjon, mis annab neile kattevarju või pakub neile siis nii-öelda legitiimsust ja ei tegele mitte nende järelevalvamisega, vaid hoolitseb selle eest, et keegi ei küsiks ebamugavaid küsimusi kelleltki. Ja me ei saa, meil ei jää järgi põhiseadusliku demokraatliku riigi korda, kui luureorganid, jõustruktuurid, prokuratuur ise otsustavad
milliseid seadused nad täidavad, keda nad jälitavad, millal, mis mahus, millega nad lähevad kohtusse, millega nad ei lähe kohtusse, ise otsustavad, kuidas nad inimeste elusid ruineerivad, mida me näeme sellest kaasusest, mida me oleme näinud paljudest teistest kaasustest. Protsess ongi ju karistus. Protsess ongi 4 aastat. Kersti istus üksikvangistuses kõigepealt, eks ole. Tal pandi kõik arved kinni. Tal ei lubata riigist lahkuda. Teistel kohtualustel pandi välismaal arved kinni, selle sama rahapesu paragraafiga. Ettevõtete arved pandi kinni. Et ettevõtteid pankrotti jooksutada likviidsuskriisiga. Inimene jäi oma kodust ja ma olen peaaegu 40 aastat ettevõtja olnud, loonud endale väga korraliku finantsbaasi. See kõik on läinud. Kui palju läheb maksma sellise kohtupidamise advokaadi kulud? Absoluutne enamik Eesti inimesi ei ole võimelised ligi lähedalegi seda arvet maksma. Kerstile tuli appi erakond, me maksime advokaadi kulud erakonna poolt, sellepärast, et meie arvates on see selgelt poliitiline operatsioon, kus me kaitseme oma erakonna liikmeid. Ühelgi keskmisel Eesti inimesel neid 100 000, mis läheb vajalik selleks, et lihtsalt mitte vangi minna. No lihtsalt ei ole. Vaadake Mailis Repsi kaasust. Mida teha tuleb? No kaadrid otsustavad kõik. Ega me ilma asjata Lavly Perlingut lahti ei kangutanud sellest ametist. No saime vihma käest räästa alla. See võimu kuritarvitamine, mis toimub nendes organisatsioonides, algab mädanema, hakkab kala ikka peast. Esimese asjana tuleb välja vahetada kõikide jõustruktuuride juhid. Ja nemad peavad juba edasi seal puhastustööd tegema. Te ei olnud väga optimistlik ka uue riigiprokuröri suhtes. Ei, kahjuks ei ole, jah, mina ei ole, Kersti on võib-olla optimistlikum, aga kui ta siis ütleme, mitte sellitöö, vaid meistritöö ikkagi oli see, et ta mõistis ju kõigepealt kohtunikuna Gert Kingo süüdi ja siis sai peaprokuröriks selle eest. Meil oli kohtumine EKRE fraktsioonis uue peaprokuröriga ja ma ütlesin, et vaadake, et miinusest, sügavast miinusest alustab tänane peaprokurör meie silmis. Et prokuratuur on kohtus nii palju kordi jäänud süüdi ebaseaduslikus jälitustegevuses, tõendite võltsimises, võimu kuritarvitamises. Et selle jaoks, et jõuda tagasi sellesse, et me usuksime, et te teete ausat asja, võitlete õigluse eest. Selle jaoks te peate kõigepealt ikka sügavast august välja ronima, et tal on pikk maa tõestada. Ma tahaksin lisada siia asja. Vaadake, kui näiteks mina läheksin kohtus kriminaalasjas valetama, siis suure tõenäosusega, kui see vale välja tuleks, ma saaksin kriminaalkorras karistatud. Taavi Pern jäi vahele, nagu kohus kirjutas, valetamise ja vassimisega Vavrenjuki asjas ja ta on ikkagi juhtiv riigiprokurör. Nii et siin küsiti, et kas on optimismi. Minul on selles mõttes optimismi, et minu meelest iga mõistusega inimene saab aru, et midagi on väga halvasti. Ja see juhtimine prokuratuuris on olnud aastaid käest ära. Võib-olla on see riigi peaprokurör, kes tõesti vaatab asjadele otsa. Teate, ma loen sellest kohtuotsusest ühe lõigu, number 162. Siinjuures peab kohus ka vajalikuks rõhutada, et isikute süüdistamiseks peavad esinema kaalukad argumendid ning kohtusse ei peaks saatma kriminaalasja mõttega, et küll kohtus selgub, milline koosseis isikute käitumisega paremini sobib. Seda enam, kui tegemist on sisult keerukama ja aega nõudvama menetlusega, kus isikute õiguste riive on intensiivne, sulgudes võib kesta aastaid, ning mille mõju isiku tervisele, heaolule ja muule sellisele ei saa alahinnata. Ma arvan, et see võiks olla prokuratuurile tõsiseks häirekellaks, sest selliseid lõike on seal kohtuotsuses veel, see ei ole ainuke.